Tere, minu nimi on Kirell ja oi kui ammu pole kaamerat käes hoidnud. Jube hea meel on tegelikult. Nagu näete, Sprinter, driftibuss. Täna on meil 1. mai. 1. mai on mis päev? Drifti hooaja algus. Aga kahjuks me sinna ei lähe. Meil on teised riided. 1. mai, buss on tegelikult pakitud. Jep, see oli enduro tsikkel, mitte driftikas. Ja kui sa tahad teada miks, siis anna mulle kommentaarides teada. Ma ütlen sulle, miks see buss sõidab võib-olla täna viimast korda, miks on seal sees endurokas ja miks driftiauto seisab töökojas, mitte ei ole praegu käru peal ja juba raassillas. Seni aga täna proovin teieni tuua enduro contenti. Ma ei ole kaugeltki tsikli inimene, ma pole kaugeltki professionaal, ma olen täpselt 2 korda käinud metsas sõitmas. Ja nüüd täna on 3. kord ja ma otsustasin, ma viskan kaamera külge kuhugi. Ma tahtsin küll kiivri külge panna, aga mul pole kiivri peal mitte ühtegi kohta, kuhu kaamera kinnitada. Mitte ühtegi kohta, kuhu ma saan kinnitada kaamera kinnituse. Seega ma panen rinna peale, palun koti peale, ma saan selle kaamera pandud. Ja võib-olla metsas räägime midagi juttu veel peale ja võib-olla, kui ma leian isa kiivri küljes midagi, siis paneme isa kiivri külge kaamera. Ühesõnaga, jah, me hakkasime kogu driftitiimiga sõitma endurot. Mina, mu isa, Vitaliku isa, Vitalik ja Vitaliku isa täna küll meiega ei tule. Neil on crossikad, mitte enduro. Ja siis on 2 tiimiliigit veel, kellel on ka endurokad. Ühel oli crossikas, teisel oli endurokas. Vahet ei ole, käime, naudime ja miks see, mis seal pildi peal on, ei ole siin haagise peal? Kirjuta kommentaaris, ma räägin kõik ära, nii nagu on, ausalt ja avatud kaartidega. Ma küll panin selle kaamera siia, et võib-olla mingisugune siuke vaade, aga rohkem tegelikult selleks, et lihtsalt vahepeal seletada. Jõudsime metsa, sõidame siin rahulikult, nägite ATV-na vennad, siin on kaamera, ma loodan, et sinna peale jäi midagi, aga meelega vist uputavad neid, päris äge on vaadata. Kunagi tegelesime maasturitega sama asjaga, äkki üks päev uuesti. Enda rinnalt võtsin kaamera ära, panin isa rinnale, vaatame, kas on äkki midagi mind ka näha, muidu filmi näin mina ja isad näeb, mind ei näe.
Usute või mitte, driftis väsid sa räigelt, siin väsid samamoodi. Jätkame, nüüd vahetame isaga tsiklit, isa proovib nüüd oma vana tsiklit. See teine on, millega ta praegu oli uus tsikkel. Tahab võrrelda, kumb on tema jaoks parem. Reaalselt on väsitav. Ma ei tea, kuidas... No see kõik on harjumise asi ja ma ei tea, mida ma filmin siin üldse, sest see kaamera, millega praegu filmin, see on siukse pehmel kinnitusel ja vahepeal see filmib võib-olla alla. Mida juurde rääkida? Pole õrna aimugi. Lihtsalt vaadake, nautige. Me naudime isa ka nüüd.
Tegelikult meil on kätte jõudnud järgmine nädalavahetus, sest mul sai aku tühjaks ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, kui palju siin filmitud on. Filmime tänase ka. Täna oleme 3 tsikliga. Kõik on KTM-id. Paneme riidesse. Minul on nüüd kiivri peal kinnitus olemas ja see kaamera läheb kellegile nüüd teisele rinna peale. Lihtsalt filmime, sõidame, naudime ja eks vaatame, võtame pärast kokku, kuidas need 2 nädalavahetust oli. Я заснял.
No nii, me oleme kuskil metsas sügavas ja nagu nägite, päris vinge tee, väsitab kiiresti, väsitab toredasti. Liigume tasapisi kuhugi mujale, tahaks ühte üliägedat rada näidata teile. Me ükskord sattusime sinna, tahaks teada, kas me leiame veel kord selle sama raja üles või mitte. Proovime leida, ma tean, et see on küll täiesti teises metsa otsas, aga proovime, vaatame ja see oli tõesti vinge. Kui me esimest korda käisime, siis me käisime just seal. Head ma püksid täis ei lasknud, sest üks koht oli siuke vähe ägedam. Kusjuures tegelikult vahepeal on tekkinud üks huvitav asi veel. Ma arvan, ma tahaksin sellest videot teha, aga selle jaoks on mul vaja teie arvamust, kas kaherattalised siin kanalil on okei või mitte. Sest jaa, KTM, KTM-X, KTM, KTM ja siis eelnevalt, okei, seda videos ei ole, mul oli üks valge KTM veel. Jah, see selleks, aga on üks huvitav asi veel. Kui tahate teada, anna kindlasti märku. Me oleme jõudnud täpselt sellesse kohta, kus hakkab see lõbus osa. Ma lasen kellegi ees sõita, arvatavasti isal või siis mitte, vaatame. Kui ma esimest korda läksin sinna, ma läksin Vitaliku järgi, isa oli mul selja taga. Ma vaatasin isale otsa, kas tõesti või, sest see oli esimest korda siukses kohas. Läheme, vaatame, proovime, korra hetke puhkame, sest seal väsib ära. Ma panen selle kaamera filmima, ta filmib terve sõidu ära, lasen kellelgi selle kaameraga filmida ja vaatame, kaugel me jõuame sellega. Ja kas üldse video välja tuleb, sest mul ei ole õrna aimugi, palju mul materjali on ja kui vähe või palju ja mida ja mida.
sellised need sõidud olid, jube väsitav on. Ja ma ei tea, kui palju materjali on, ma ei tea, mis videosid tuleb, aga ma loodan, et tuleb ja ma loodan, et teile meeldib. Ja kui teile meeldib, siis kindlasti andke teada. Ja siis ma teen teikseid veel, sest sõitmas me käime, ma arvan, päris tihti nüüd. Ja 2 videot, 2 teemat oli veel. Üks oli see, et mis driftiga ja teine, et mis huvitavat ma nüüd ostsin. See tuleb päris huvitav, ma olen sõitnud 100 kilomeetrit selle huvitava asjaga ja see on tutt uus. Näeme juba varsti. Aitäh, et sa vaatasid seda videot, nagu ikka. Vaata like, kirjuta kommentaar, jälgi mind Instagramis, Facebookis, YouTube'is ja näeme juba varsti. Ciao!